Tere kõigile, aitäh, et oled tulnud jälle siia minu videot vaatama. Selles videos võtan ma teid kaasa enda ühele puhkusenädalale, kus käisime siis enda perega mööda Eestit ringi ja avastasime uusi ja huvitavaid kohti. Kohe alguses esmaspäeval läksime me Polli loomaaeda. Meie puhkuse esimene sihtpunkt on Polli loomaaed. Pole siin kunagi käinud, aga mõtlesime, et tuleme Hugoga, saame mingid loomakesi vaadata, võib-olla kedagi katsuda, toita. Et tundus olevat tore. Aga vaatame, kuidas siin on. Ma annan teada. Tere! Ära siis Stefan. Nii toredad. Päris suur loomapark on siin. Vaatame, et siin on mingid hobused ees, olid mingid kanad, muud loomad me väga palju ei ole jõudnud ringi vaadata, aga tundub äge koht, mingid liumäed lastele. Nii et vaatame ringi. Me oleme suht vähe veel olnud siin, aga praegu tundub tore. Tulime just ära siit Polli loomapargist või aiast. Selles mõttes, et oli tore, kõiki loomi sai katsuda, ma ei tea, paitada kui tahtsid, sa võisid neile muru anda, selles mõttes oli nagu vahva. Et kui oled läbisõidul ja siis siit läbi minna on täitsa nagu vahva, aga mingit pikemat peatumispaika siin minu hinnangul ei ole. Meil oli üks seik ka seal, kus olime seal hobust laudas ja hobused pääsesid lahti. Üks hobune oli kindlasti, ma ei tea, 2 hobust oli või? 2 hobust pääses lahti ja siis me jooksime eest ära, sest et algust ta läks nagu lauda teiselt poolt välja ja meie vaatasime, et me siis lähme vastassuunast laudast välja, et kõik on hästi või tallist. Ja siis vaatasime, et hobune pööras õues otsa ringi ja tuli ikkagi sisse. Nii et me siis jooksime kiirelt seal ära ja hüppasime sinna mingi kõrgendiku peale ja olime seal varjus ja ootasime, kuni need hobused kinni püütakse, et selline action oli ka seal. Aga selles mõttes oli tore, et seal olid noored tüdrukud, kes neid talitasid ja üks siis tüdruk pärast küsis ka, et kas kõik on hästi teil ja et vabandame, et selles mõttes oli kõik hästi, et ei olnud midagi, läks õnnelikult kõik. Aga nüüd me võtsime suuna Pärnusse. Lähme sinna sööma, mängima ja siis vaatame, kuhu me täna ka ööseks läheme, et meil ei olegi see veel kindel. Me oleme jõudnud hoopiski Pärnusse Pokosse nüüd sööma. Tellisime just toidud ära ja nüüd ootame oma toite. Kust on räigelt tühi. Nops! Sõime kõhud täisim Pokos, sõin kaprese pitsat, oli väga hea. Ja nüüd me mõtleme, mis me edasi teeme või kuhu me lähme. Üks mõte on, kas me lähme Riiga. Aga kuna kell hakkab kohe 5 saama, siis mõtleme, kas on enam mõtet minna, võtta see sõit ette või mitte võtta. Aga veits peame nõu siin ja vaatame. Väga mõnus on küll siin Pärnumaa suvi. Kui olime Pärnus päris pikalt juba pargis mänginud, siis kell oli juba üpris palju, nii et Lätti sõitu me ikkagi ette ei võtnud. Otsustasime, et läheme hoopiski maale minu vanemate juurde ja lähme sinna hoopiski telkima.
nii et selle öö me siis telkisime nende tagahoovis. Kolmapäeval aga oli meil plaanis alguses veeta üks tavaline kodune päev, aga hoopiski kujunes see selliselt välja, et läksime Udilasse. Udila on Tallinnas kuskil 1,5 tunni kaugusel ja see on mega äge, aga videost näete lähemalt. Tere hommikust! Käes on kolmapäeva hommik. No tegelikult ei ole enam nii hommik, ta on 3:12. Me saime just kodust välja. Tänane plaan oli meil täna hommikuse seisuga veel minna lihtsalt randa ja teha üks selline kodune päev, nii-öelda lihtne päev. Aga siis tuli mõte, et läheks hoopiski Udilasse. Hugol oleks see kindlasti väga äge. Nii et nüüd me hakkamegi sõitma Udila poole, et siin on kuskil 1,5 tundi sõitu. Ja ma mõtlesin ja ma filmin seda ja võtan teid kaasa endaga. Et me ei ole kunagi Udilas käinud. Ma tunnen, et Hugo on alles praegu sellisesse ikka jõudnud, et nüüd on temaga tore käia sellistes kohtades, et enne ta oli võib-olla natukene liiga väike. Aga nüüd Siim läks korraks poodi, et võtta meile sõidu peale vett kaasa. Ja siis me stardime, et täna tuleb selline ilus ilm, mida kahjuks mu puhkuse ajal väga palju ei ole olnud, et ta on niisugune semi, et natukene on, aga samas on jahe. Kuigi kraad on 23,5, mis on väga tore. Muidu on olnud kuskil 20 või midagi sellist, et ma ise olen kindlasti soojalembelisem kui see, mis praegu on. Millega lugeis tuleb? Ma arvan, et ta kohe tuleb. Oodata. Ühesõnaga, ootame ja hakkame sõitma ja saate kaasa tulla. Ma ei jaksa oodata. Ma tahtsin ühte asja öelda, et ma vaatasin seda Foodiest või midagi sellist storyt ja seal ütles, et see sinine reepull, mida ma teile ükskord näitasin, sinna sisse pannakse mingi briljant sinist või midagi sellist, mis on vähki tekitav. Nii et ma enam seda ei vali. Muidugi ma ei tea, mis nende sees on. Ega ma ei käi neid koostisosi niimoodi läbi, nagu võib-olla peaks, et võib-olla on kõigi sees mingi niisugune aine. Aga igal juhul seal Instagrami siis kanalil, see Foodiest või midagi sellist, seal ütles, et selles sinises on see sees. Nii et ütlen teile ka, et soovitasin seda eelmine kord, et päris hea. Või ütlesin, et päris hea on, aga ärge oske. Me oleme siin Udilas sees nüüd ja esmamulje on, et see on täiega suur ja mega ägedad atraktsioonid on. Ei ole veel kuskil ise peale läinud, aga nüüd vist lähme kohe hüppama. Juba oli esimene intsidents, kus oli suur batuut, seesama. Hugo seal hüppas, lasi liugu ja siis seal oli nagu üks hästi kõrge, mingi 2 meetri kõrgusel oli platvorm, sai nagu alla hüpata sinna pehmele batuudile. Ja Hugo muidugi hüppas sealt alla, kuigi ma ütlesin, et ära hüppa ja oligi, et sai haiget. Ma ei näinud ka täpselt, mis seal nagu juhtus ja siis Siim jooksis talle järgi, aga ütles, et sai õlal haiget, et hüppas kuidagi äkki õla peale. Aga õnneks praegu tundub, et kõik on hästi. Nüüd ta on siin ühel mingil väiksemal batuudil. Ja siin ta küll lustib täiega. Oleme nüüd koju jõudnud Udilast ja mõtlesin, et võtan selle kokku ka, kuidas seal oli siis olla ja käia esimest korda
elus lapsevanemana. Meile väga meeldis. No tõesti, seal oli nii palju atraktsioone, nii palju võimalusi, me ei jõudnud kõigil käiagi. Me olime 4 tundi seal ja aega jäi puudu. Et me lähme sinna kindlasti tagasi, võib-olla isegi see aasta juba, võib-olla järgmine aasta me lähme tähendab kindlasti sinna tagasi. Et kes ei ole seal käinud, ma kindlalt soovitan sinna minna. Oli väga äge. Kõik asjad tundusid suht korralikud olevat. Need inimesed, kes seal töötasid, olid mega abivalmis, sõbralikud, ma ei tea, super. Toitlustus oli olemas, ütleme nii. Muidugi tahaks mingit erinevaid variante, aga seal sai friikartuleid ja mingit liha ja vinkusi ja muid asju sai. Selles mõttes, et saab seal kenasti terve päeva ära veeta. Ja jah, väga meeldis, ühesõnaga. Nüüd on kell juba 9. Teeme siin kiired öörutiinid. Ja siis homme meil on juba uus seiklus ootamas, et arvatavasti võtan teid sinna ka kaasa. Aga nüüd head ööd! Tere hommikust, käes on neljapäeva hommik ja täna me stardime Tartusse. Lähme sinna mängima ja veespaasse ja võtan teid jälle kaasa. Meil on asjad juba koos, tegelikult me hakkame kohe minema kodust välja ja hakkabki start. Nii et lähme. Jõudsime Tartusse. Väga kiire sõit oli. Ja kuigi tegelikult oli 2 tundi sõitu. Ja nüüd tegelikult tulime korraks surnuaeda, tõime enda vanaemale lilli, surnuaeda ja küünlaid. Ja nüüd ma otsin, kus saab vett neile peale ja siis me lähme juba edasi, ma arvan, sööma ja vaatame, mis saab. Aga mõnus soe on. Päikest küll ei ole, tundub, et on pilmine, aga soe ja mõnus. Meil on teine peatus on loomulikult mänguväljak. Natukene mängime siin, teeme aega parajaks ja siis lähme lõunale arvatavasti. Päris tore mänguväljak on, see tundub uus korralik. Siin kohe selle kaubamaja kõrval. Sulles. Ja nii sõime selle La Dolce Vitase ära. Väga maitsev toit oli, aga teenindus ei olnud suurepärane. Aga muidu oli maitsev. Nüüd jalutame veits. Vaatame, äkki saame Hugo magama panna siin Tartu peal seigelles. Ja siis kell 4 ootab meid veespa. Aga praegu jalutame. Tere hommikust! Väga palju pole üldse filminud, aga tegelikult me oleme just hommikusööki lõpetamas. Väga mõnus laud on siin olnud. Ööuni oli väga tore. Ja nüüd kell on kuskil 9 ja 10 vahel, mul on jälle laputigi, ma ei näe kellal. Ja me nüüd sööme siin selle hommikusöögi ära. Ja siis me lähme uuesti ujuma ja saunadesse. Meil on soolane toit on kõigil söötud, et nüüd me siin maiustame pannkookidega ja joome kohvisid. Aga kohe on söödud ja siis lähme spaasse minna olla nii kauaks, kuni meil on check-out.
see video sel korral sai. Selle nädala jooksul käisime päris mitmetes kohtades. Oli väga äge, aga samas ka veidi väsitav, nii et nüüd me oleme nautinud juba mõned päevad koduseid päevi. Mul on veel see nädal, ehk siis 1 nädal jäänud puhata ja sellel nädalal algavad minu sünnipäevapidustused. Nii et ma arvatavasti filmin juba nädala lõpus uuesti ja saate siis tulla vaatama, kuidas ma enda sünnipäeva tähistan. Nii et näeme varsti jälle. Tšauki!